Enamik taimsetest preparaatidest on saadaval ilma retseptita ja just see hõlbustab nende kättesaadavust, kuid oskamatus võib põhjustada ka vale tarbimist. Kas te võiksite siinkohal välja tuua mõned näited selles osas, mille vastu kõige rohkem eksitakse? Siin tuleb lähtuda sellest, et ega siis ravimtaim või taimne ravivahend ei erine sünteetilisest ravivahendist, et mõlemal juhul ikkagi see toime on seotud kindlate ainetega, mida need vahendid sisaldavad. Need ained on tegelikult ikkagi kehavõõrad ühendid ja selle tõttu ei ole sugugi mitte haruldane, et nad kätkevad endast ka teatud ohtusid, mis siis avaldub tüüpiliselt kas mingite kõrvaltoimetena või koostoimetena teiste ravimitega või ka siis toidulisanditega näiteks, mis tähendab summa summarum seda, et me kasutame neid ikka vajaduspõhiselt ehk tarvitame ainult siis, kui meil on väga konkreetne terviseprobleem ja tarvitame seda ka ikkagi teatud normaalse pikkusega aja jooksul. Ehk mõnigi kord võib kohata sellist situatsiooni, et üks või teine inimene tarvitab mingit taimset vahendit ja kui ma olen küsinud, et miks sa seda teed, siis vastus on selline, et ega ma ise täpselt ka ei tea, aga et pidavat kasulik olema. Et see on küll asi, mida kindlasti teha ei tohi, et kui siin tuua mõned konkreetsed näited, siis näiteks kõrvenõges ja ka raudrohi on kaks sellist taime, kus on märkimisväärses koguses vitamiini K1, see on siis füllokinoon, mis soodustab vere hüübimist ja kui nüüd inimene, eriti eakam inimene, kellel on võib-olla juba tekkinud selline ealistest iseärasustest tingitud soodumus vere hüübimisele, nüüd hakkab seda raudrohu teed näiteks, ma kasutaks sõna larpima, siis tagajärjed võivad olla tegelikult väga-väga lõplikud. Asi on naljast kaugel. Tänan teid, professor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Olge terved!